täna siis läheme kuskile pikemale ringile. Vist Lõuna-Eesti kanti, nagu ma aru sain. Kokku saame laagri Circle K-s. Sealt on siis hea start kuskile poole. Nii. Kokkuvõttes on siis niimoodi, et läheme ikkagi Janekiga kahekesi. Kedagi rohkem ei tule täna, aga ei ole hullu. Sees segane oli eile veel 600 kilti maha pannud, täna jälle tuleb mingi räige pauk. On ikka kurat motoentusiast täitsa lõpre. Praegu on tsikli peal näitab 23. Soe on küll, mul on kõik ventilatsioon lahti. Tagil ja saabastel ja no nii palju kui saab. Päris hea munna ilust põld siin on. Lõhn on ka, selles suhtes ongi tsikliga lahe sõita, et sa tunned ehedalt neid lõhnasid ka, mis siit tulevad kõik. Rapsi põld ikka, siuke magus lõhn on üleval. Rahvas juba on rannas. Ma ei tea, väiksed lapsed seal, kas need tõesti käivad juba ujumas. Nii soe nüüd ka ei ole minu arust, aga noh. Navesti jõgi. Võrtsjärve ääres oleme, jah. Väikse paadiga sõidavad siin. Pull. Jääme vist väikse sirutuspausile siia varju ilusti. 90 kilti on jälle sõidetud Türilt. Väike paus, sirutus, Emajõgi oli siin. Terminalis, kurat, esiteks oli see, et muidugi lähevad oma kuradi saiakest ostma ja jätavad sinna bensugalonka alla oma auto seisma ja kuradi sügab seal kõhtu, mingi tšikk tuleb välja, nagu nii peakski olema. Ja pleed, kui sa lähed oma sai ostma, mine siis jätta pargi auto kõrvale, kui sa kütust ei tangi reis. Aga jah, ma ei tea. Inimesi on igasuguseid, nagu keda ei koti üldse nagu teised. Siuke asi ajab nats vihale ka, ja muidugi. Päris julm tee, tõusud ja langused ja kurvid ja vaata, kui on võõras tee, siis ei julge eriti nagu võrdi andma takka. Ma ei tea, kas Janek on siin enne sõit. Ma igaks juhuks vaatan teba piduri tulge. Kõik on vaja pidurdada, siis on vaja pidurdada. Mingid 2 tsiklimeest on ka sabas. Tuleb järgi meile. Ma polegi nii ägedat teed sõita. See ongi siis nüüd see postitee. Ma ise ei teadnud, kes vaatasin, et jõle äge tee, aga nüüd Janek ütles, et see ongi postitee. Nüüd olen ma siin ka sõitnud, siis väga äge. Vahepeal on varjus ka kuradi hea sõita. Täna on ikka päris vana. Muuseumist mööda. See on ka kusjuures päris äge koht, soovitan küll minna. Eriti veel siuksed vanemad inimesed, kes nagu mäletavad, millal need reaalselt töötasid, need aparaadid, mis siin kõik on. Teed selle kuradi ukse lahti, on ikka täpselt sama lõhn, mis oli kunagi. Mosses on ikka Mosse lõhn ja Sigullis on Sigulli lõhn ja Volgas on Volga lõhn. Ja Kass 53-s on Kass 53 lõhn. Imelik küll, aga nii saab. Eks siis teeme ühed pelmeenid.
praegu tankisin peale Tallinnat esimest korda, et täpselt 300 kilti sai nagu sikliga sõita. Postitee oli jumala äge. See on siklimehe lõuna. Võru pelmeenid on palju maitsvamad. Enam Kundas ei kõlbanud käia. Ja longer on ka nii hea. Varsti paneb keegi kitse, et kuradi mingi siklimehe sööb longerat ja siis. Aga siin on zero. Siis võlts. Ja, võlts. Nagu kumminaine. Sama võrdel. Sai siklipaagi täis. Sai enda kõhu täis. Tore on olla kohe, kuigi taevas hakkab nagu ähvardama, nagu hakkaks midagi sadama seal. Aga ehk ei hakka. Suure Munamäe juures oleme. Saania. Ega me sinna üles vist küll ei hakka ronima oma siklivarustusega. Noh, ma ei ole enne tähele pannud, et siin siuke asi on või on see kogu aeg olnud? See mingi silt ja värgid siin. Mõtlesin, et see tee on kuulama ääre. Vanade mootorrataste muuseum. Kuskil oli see mingi... See linnupesa. See jääb sinna kuradi maa... 20 mintsi kaugusel või? Jaa. Läheme sealt läbi tegelikult. Lähme, jah? Siuke ilus tüdruk on ka siin. Päris sünged teed ikka siin. Kui Lõuna-Eestis käid või siin, siis on nagu kohustuslik ikka käia siin ka ööbikorrus. Väga ilus koht on. Mis kuradi asi siin toimub nüüd siis? Meie ei ole jalgratturid, meie oleme motomehed. Kurat, no ei viitsi, vaat ei ole antud seda kuradi, et seal sadul seal perse vahel nühib, mina ei kannata seda. No, jah. Siuke see on. Jälle üks aigu sõidab ees. Mul on aigu on. Aigu ei ole. Kurat, ei saanudki minna selle linnupesa juurde, aga noh, siuke kuradi rahvamass, et mis ikka vahitseb neid. Ilus kirik siin on. Vaadake rahvas, seal ongi Nursipalu. Nüüd oleme meie ka siin käinud.
Singed metsad on siin Lõuna-Eestis ikka. Otepää. Head aega Otepää. Teeme siis väikse video kokkuvõtte ka tänasest päevast. Käisime Lõuna-Eestis sõitmas. Posti teel käisin mina elus esimest korda. See on täiesti siuke siklimeeste kuradi paradiis, hea tee. Üles, alla, vasakule, paremale. Muidugi kuradi jama variant on see, et kui sa seal nagu varem pole sõitnud, siis ei tea, kuhu poole peale tõusu kurv on ja siis kuradi tõmbab õõnsaks, kui lähed sinna kuradi mäe otsa ja ei tea, kuhu keerata. Sinna postiteele keerates mingid 2 siklimeest lasid meid mööda. See jäid tee äärde seisma. Me läksime rahulikult edasi, siis hakkasid selgas elama, nagu tagant järgi painutama. Aga ei olnud probleemi, me andsime Janekuga eest minna ja sinna nad jäid, et võib-olla mingid kohalikud tahtsid võidu sõita või ma ei tea, mis iganes. Jõhkralt oli neid kuradi jalgrattureid ka seal igal pool. Vihma me ei saanud. Vihma oli rõngus, olid suured veeloigud ja värgid, aga meie nagu pihta ei saanud vihmaga väga minimaalselt, et selles suhtes nagu joppas täiega. Ja soe oli, isegi räigelt palav oli. Aga päev läbi oled tsikli peal istunud, kurat, siis on ikka kann on nii valus, et kuradi hakkas juba jalgadesse kiirguma. See valu, et siis kuradi vahepeal rippusid jala nagu lõngad külje peal. Et sirutasid jalgu, aga kui päris hulluks läks, siis läksime bensukasse, tegime väikse kuradi pausi ja andsime jälle valure. Kokku sõitsime siis 656 kilomeetrit, okeilt täitsa. Muidugi kuradi sikkel on räigelt see laipu täis. Homme tuleb hakata neid kuradi puhastama ja pesema ja loputama ja leotama. Need on kuradi kuivad sinna külge kinni ju täiega. Jah, aga iseenesest väga äge päev oli ja Janekiga on lahe koos sõita ja kuradi nii ta oli. Aga täna käisime ainult 2 rohkem kedagi kampa ei tulnud, aga teinekord peaks mingi suurema kambaga minema, kes viitsib nii pikka maad sõita. Aga elamus on seda väärt, päris äge oli. Aga aitäh Janek ja järgmise korrani. Tšau!